tere! Täna räägime, millisel juhul on kohustus ühingul määrata endale kontaktisik. Kontaktisik on siis inimene, kellele loetakse ühingu menetlusdokumentide tahteavaldused kättetoimetatuks. Üldiselt siis kontaktisiku võib määrata iga äriühing, kuid selle määramise kohustus on juhul, kui juhatus või seda asendav organ asub siis välisriigis. Tegemist on sellise nii laialivalguva mõistega, mille ühest definitsiooni on väga raske anda ja igal üksikul juhtumil peaks siis eraldi hindama, et kus kohas siis parasjagu selle äriühingu juhatus asub, kuna tänapäeva globaalses maailmas on täitsa reaalne see, et elatakse mitmes riigis ja tegutsetakse mitmes riigis näiteks korraga. Et sellisel juhul siis tulekski hinnata, et kus on selle äriühingu juhatuse peamiste otsuste vastuvõtmise kese. Kui siiski kõik pangatehingud ja üldised juhtimisotsused võetakse vastu Eestis, siis tõenäoliselt on juhatuse asukohaks Eesti. Kui aga mitte, siis näeb seadus ette, millised isikud tuleks kontaktisikuks määrata. Muuhulgas on nende seas ka advokaat ja advokaadibüroo. Äriregistrile tuleb siis teatada kontaktisiku nimi või ärinimi, isikukood või registrikood, aadress ning siis aadress, kuhu tuleks menetlusdokumente kätte toimetada. Lisaks on oluline, et kontaktisik ise peab andma siis oma digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt tõestatud nõusoleku kontaktisikuks olemiseks. Aitäh! Kohtumiseni juba järgmisel neljapäeval!